Tere, armsad punnvõrisõbrad! Taas oleme kogunenud onu Tõnu nipinurka. Eelmine kord ma näitasin teile, kuidas lihtsate vahenditega punnvõrri mootor laiali võtta. Seekord me vaatame, kuidas me paneme kontaktidega süüte asemele kontaktivaba süüte. Selleks tuleb kõigepealt see vanakooli kontaktidega süüde siit võrri küljest lahti kruvida. Siin on kinnituseks 4 bolti, mille me siit ära keerame. Need bolte me kuskile kaugele ei viska, sellepärast et neid läheb meil järgmise süütesüsteemi paigaldamise juures vaja. Tõstame nad ilusti siia kõrvale. Nii, eemaldame selle vanakooli süütemängu. Võtame ära magneeto. Nii. Ja ongi vana süsteem meil eemaldatud. Selle asemel paneme nüüd uue kontaktivaba süüte magneeto, mille me kinnitame selle sama vanakooli magneeto nukkvõlliga. Ja ei ole üldse oluline hetkel, mis pidi me selle uue magneeto siia mootori külge paneme. Selleks me tõmbame lihtsalt magneeto nurka ühe valge joone ja pärast me näitame, milleks see joon tarvilik on. Nii, nüüd me setime paika uue süütemähise. Selleks, et see mähis nüüd täpselt õigesse asendisse satuks ja meil vastu magneetot ei käiks, paneme me siia vahele distantsiks paberilehed. Nii. Ja nüüd keerame nende samade kruvidega, mis me eelmise süütemähise küljest võtsime, selle mähise kinni.
Nii, vaatame, et need paberid ilusti paigas meil oleksid. Nii. Ja kruvime selle mähise kinni. Niimoodi. Igaks juhuks kinnitame paremini magneeto. Niimoodi. Ja nüüd peavad olema meil need vabalt siin vahel. Ja tundub, et tulevad ilusti ära. Nii. Ja käega peaks olema nüüd vabalt keeratav see süütemähis. Või magneeto tähendab. Ja see tähendab seda, et ta kuskil süütemähise vastu ei käi. Keerame pealt ära küünla. Nii. Paigaldame selleks elektroonikaploki. Nii. Küünlajuhtme pikkus on piisav ja ta võibki siia meile ilusti jääda. Ja ühendame ta süütemähisega, õigemini süütepooliga. Nii. Nüüd on meil alumine mähis paigas. Selleks, et teada saada, kas meil süütenurk on nüüd peale magneeto paigaldamist õige, mõõdame me stroboskoobiga täpselt selle valge joone järgi süütenurga ära. Nüüd ühendame ära stroboskoobi. Selleks on meil võetud siin üks autoaku. Nii, ühendame piibujuhtmega ja vaatame selle märgi järgi, mis me juba olime eelnevalt tõmmanud magneeto külge, kuhu kohta süütemärk täpselt meil jääb. Nii, tõmbame tagumisest rattast ringi. Nii, väga hea. Märk on meil täpselt selle poldi juures. Märgime selle ära. Natukene liiga lai sai. Oot nii. Ja kontrollime igaks juhuks üle. Jah, märgid lähevad ilusti kokku. Väga hea. Nüüd ühendame stroboskoobi lahti. Nüüd on meil teada täpselt süütenurga koht, süüte tekkimise nurga koht. Ja nüüd meil on vaja panna paika ülemine surnud seis ja selle järgi siis reguleerida süütenurk. Hetkel me sellel mootoril paneme süütenurgaks 2 millimeetrit. Nii. Keerame siia sisse spetsiaalselt selleks tehtud ja treitud abivahendi.
Nii, nüüd on meil üles leitud ülemine surnud seis. Ja nüüd me keermesamm on 1,25, keerame 2 pööret sissepoole tagasi, sellega me saame esialgse süütenurga. See on 2,5 millimeetrit. Nii, 1, 2, 3 ja 4. Nii. Nii. Ja nüüd meil on olemas süütenurk 2,5 millimeetrit keerme järgi. Nüüd võtame selle magneeto uuesti lahti ja keerame märgid kokku. Niimoodi. Ja keerame magneeto kinni. Nii, ja ongi meil märgid ilusti koos. Praegult on esialgu süütenurk 2,5 millimeetrit selle järgi ja proovime, kas meil see mootor tööle läheb ja kui hästi tema töötab. Nüüd vastavalt sellele, kuidas igaüks on endal põlemiskambri ehitanud, siit on juba edasi väga lihtne reguleerida see süüde vastavalt oma mootorile paika, sest ei ole ei ole täpset nõuet või asendit. Kõik mootorid võivad töötada täiesti erinevate süütenurkadega, et see ei ole primaarne, et ta peab olema 2,5. Ta võib olla 1,5, 1 millimeeter, 2 millimeetrit. See tuleb nüüd igalühel endal leida kõige parem positsioon. Aga see on lähtepunkt, millest alustada. Nüüd me võtame selle abinõu, keerame välja. Kontrollime igaks juhuks, kas meil säde on. Säde on. Ja päris korralik. Nii. Ja keerame küünla peale. Niimoodi. Ja ongi meie püha üritus tänaseks ühele poole saanud. Nüüd ainukene, mis on meil jäänud katsetada, on see, kas meie süüte paigaldus õnnestus. Selleks tuleb valada natukene paaki bensiini, kraan lahti keerata ja proovida, kas see imeloom meil tööle ka läheb. Nii. No nii, ja nüüd on meie püha ürituse finaal. Elektronsüüde on peale pandud ja proovime nüüd käivitada seda punnvõrri.
Ja nagu eelnevast videost näha oli, on see väga lihtne ja igaüks saab kodus käepäraste vahenditega hakkama selle tööga.